Kandimaa vabaneb, ei. No, see oli nüüd ütleme juba niisugune Kullamäe stiilis kolmene. Olen kinni, ei viska. Ikka viskan. Ja viga ei antud Kandimaa Kuusma vastu. No nüüd tegi Kuusma selge ja lõi Kandimaa palli käest ära. Ja Aare Hallik oli seal samas ka kohe. Ja fikseerib kindlalt Kuusmale vea. See on Aivar Kuusma teine viga. Nii et 2 veaga on praegu Kalev peaaegu 10 punktiga. Vaatame, kas nüüd tuleb. Ei. Oi. Toomas Kandimaalt ei osanud küll nii rabedat. Väga kandiline vise oli ja hästi krambis käega. No teine ega palju parem ei olnud. Ei ole kerge minna Kalevil loomulikult Tartusse. Seda Aivar Kuusma intervjuuga hästi näitas ja muidugi eks siin üks moment, kui me mängule veel tagasi tuleme enne tartlastega intervjuusid, siis ega tõesti seda Andre Pärna soovitud sidet tagaliini ja eesliini vahel ei tekkinudki. Aga nüüd rõõmsad võitjad, palun intervjuud tartlaste poolelt. Toomas Kandimaa, palju õnne, Tartu suutis võtta teise võidu, see on lausa peaaegu et sensatsiooniline, olete väga rahul kindlasti? Loomulikult. Täna tõid teile edu 3 punkti visked, mis sellise enesekindluse andis? Nad on all nagu pikemad ja kõvemad, et eks me selle peale lootsimegi, et suudame nagu just väljast nagu neid lõhkuda. See oli nagu ette planeeritud. Sisse nõel, teravalt sisse sööt välja ja niimoodi saime vabalt viskele ka. No nii head 3 punkti visete protsenti vist kui täna ei teagi hooaja sees, sest teie tabasite 13 viset, vastased ainult 2. Hea päev. Kas võidu aluseks teisel poolel oli ka see, et teil oli täna väga hea toetajaskond ja tundsite, et kaitsele Kalev nagu ei suuda vastata samaga? Me ei uskunud keegi, et teine pooleks selliseks kujuneb. Toetajaskond on muidugi kodus ka ja et siin on kaasas, see annab loomulikult jõudu juurde, aga et nad niimoodi murduvad, seda küll keegi ei oodanud. Mida võib nüüd oodata otsustavas võib-olla Tartu mängus, kas üritate kohe selle 3. mänguga midagi sarnast või võib see kodune pinge ka Tartus hoopis mõjuda teistpidi? Ma ütlen, Tartus on uus päev, ei pruugi väljast nii palju jälle kukkuda nagu täna, et on uus mäng, ma ei usu, et seal lihtsalt läheb. Kokkuvõttes veel üks küsimus, kas sellist tuge, mida te nüüd näitate, võib ka lugeda, et need saab Porta mängud, need 10 mängu, mida te saite, seal tuli pikkade vastu mängida, on ka see üks ilming, mis siin välja näeb? Ma arvan küll, jah. Sealt on kasu küll sellest olnud, et me sügisel mängisime neid mänge. Aitäh, loodame, et Tartust tuleb tuline mäng. Aitäh! Oli vähe, aga nagu sisse õpetab, Kandimaa üle pikka aja, korri pole vaatamas konkreetsemalt, söödab hea palli Teinile korvi alla, Tanel Tein tabab 3-16, 8 punktiline vahe, Matšulaitis, Kandimaa. Liivak, läheb läbi nagu ingust tulema. Kandimaa läheb viskele, ei taba, Tein lükkab palli tagasi. Teil kodudes on ilmselt nähtavus parem kui minul siin, sest mööda ja see on juba Rocki võistkonna võit. Ja mida teeb Tartu võistkond? Ja seal oli nüüd ründaja viga, ei loe korra. Oli küll. Aga see 5. viga Kandimaale on Kalevi meeskonna jaoks hilja. Julgen nii öelda. Meistrivõistluste finaalseeria esimesest kohtumisest jälgida. Mängitakse siis 4 võiduni enda peale, siis nüüd see vise jälle õigustuse. See võis olla nii-öelda otsustav vise selles mängus. Pluss Rannula. Sööt veel efektne Toroninile, aga enne jõuab Rannula teha vea rünnakul Kandimaa vastu. Aga võib-olla kardetud tandem Kandimaa ja Liivak ei ole ikkagi suutnud täna midagi erilist korda saata ja tulevad meelde Tõnu Lusti sõnad, et ei ole ju vastas midagi hullu, need samad mehed, kes eelmisel hooajal meie meeskonnas
sparringupartner seda oli, aga nüüd Toomas Kandimaa, et see nimi ei ole tartlastel kindlasti hetkel meelest läinud, et on ta ju tegev Rocki teise treenerina ja ütleme, vanemad korvpallisõbrad kindlasti mäletavad tema väga head visketabavust ja küll tuleb ära mainida, et väga ebaloomuliku viskeliigutuse ja palli keerlemisega, et aga siin on ikkagi vana mängumehe Renteriga Kandil, kas paneb pealt? Ei pane praegu kahjuks pealt, et jalg läks alt ära natuke. Meeter ei puudu, aga ei ole hullu, loevad punktid ja 2 tükki tuli. Praegu paistab, et mehed on terve, et me oleme nagu valmis nendeks mängudeks. Eks kindlasti... Kuidas selle mängunäljaga on? See on niisugune kahtepidi asi, et ühtepidi nad on kindlasti näljas, et teistpidi on jälle see, et tükk aega pole mänginud, et loodetavasti saame selle rütmi kohe kiiresti kätte, et õnneks on meil ka niimoodi, et Sakalai, kes on eeldatavalt siis natukene nõrgem vastane, on enne ja Šaljai on pärast, kuigi loomulikult ega ei saa Sakalaid alahinnata, et oma kodusaalis nad on seal kõigile hambaid näidanud. Rasked mängud tulevad kindlasti. Mida pakub teile treeneri töö? Minul on mitme erineva tasandiga see, või ütleme siis, et on meeste juures on treener ja siis on poiste juures treener. Poiste juures mingil määral on isegi võib-olla see emotsionaalsem see töö, sellepärast, et siin on nagu märgata neid muutusi võib-olla nädalatega, et kui sa midagi tahad, kuidas nad õpivad. Meestel on juba välja kujunenud isiksused seal natuke teistmoodi, seal taktikalist ja sellist vormis hoidmist ja sellist asja on rohkem. Kas medalikoht on üldse tähtis või on tähtsam mängijate enesearendamine? Enesearendamine kindlasti tähtsam, aga ütleme siis niimoodi, et läbi võituda on siis enesearendamist nagu kergem ka motiveerida, et kui sa ikkagi võidad, kui sa kogu aeg ainult kaotaksid, siis lõpuks ka nagu läheb tuju ära, et kui mingid võidud kätte saad, siis see kindlasti on stiimuliks.